ilm on soe, aga mitte liiga soe, niimoodi, et palav ei hakka. Täna me sõidame siis ühe teise venna, kellel on sportmotikas, sportbike. Ja siin on ka üks küsimus, kumma te võtaks? Kas 2015 aasta Yamaha R1 või 2016 aasta BMW S1000 RR või siis 23 aasta S1000 RR. Mis motika te võtaks, kui te peaks valima nende vahel? Täna on selline rahulik Insta-reeli filmimispäev. Lihtsalt sõidan ringi igal pool, leian mingi ilusa koha, siis lihtsalt filmin Insta-reele. Võt. Et jah, sellist tüüpi video tuleb siis seekord. Ma ei tea, see sportbike'i vend ei anna enam ennast näole, no. Ütles, et pärast jõusaali võib nagu sõita, aga mõned tunnid on juba mööda läinud ja vend on kadunud. Aga noh, it is what it is, you know. Nägin seal mingit bikerit, lähen ütlen tere. Vaata, mis masti mees ta on. Ta oli mingi must motikas. Aga mis motikas see oli? Ma ei tea. Mingi motikas oli. Võib-olla ta on seal veel. Kohe saame teada. Ta on seal. Jaa, ma ei tea, mis motikas see on, aga see on ilus motikas. Tšau! Tulin ja ma tean küll näinud. Päriselt või? Ma vaatasin, et naismotikas. 2 tükki neid. Või mootorrattaid. Uus alles. Yamaha. See on see MT-07 vaata mootoriga, aga see nii-öelda retro versioon. What? Nii et ta teeb MT-7 häält või? Jah, aga praegu on alles see stock-sumps on all. Lähme vaatame, mis see kutt teeb. Võt, nii lihtne ongi. Tahate leida uusi sõpru, oska motikas, sõitke ringi, vaadake, kus te näete mingit motovenda, pull-appige ja boom, teil on uus sõber. Nii lihtne. Natukene vaja kulutada pidurit, näete, jah? Piduril kogu aeg. Miks ta piduril on kogu aeg? Miks? Kuhu ta pidurdab? Ta pidurdab koju ennast. See teeb ikka õiget häält. 19 000 läbisõit. Hüve. Väga hüve. Vaata, plaan muutus väga kiirelt. Nägin lihtsalt seda venda seal tänaval. Ja nüüd me läheme sõitma, ütleme nii. Ta vahetas motika ära, ta on paika. Ja ma ei teagi. Peatuse, siis hakkasime sõitma, seal oli mingi väike poiss oli tee ääres. Alguses lehvitab mulle, ma lehvitan vastu ja siis ma lähen mööda ja siis ta näeb seda teist motikat, siis ta nagu wow! Vend oli nii imestunud. Täna on ikka siuke huvitav päev. Omades mitte keegi ei sõida ja siis lihtsalt korjad tänava pealt inimesi oot. Ei, üli nice. Ja kõigid on Mustaveri motikad. Nagu
Nice. Midagi on ikka nihu sellel. Vana tahab ära surra. Vaata, näed. Näed või? Nägid? Vana suri ära praegu. Tossu ei tunda. No nüüd on GG. Ma pean inimesed papsi järgi kutsuma, aga ma teid kinni ei hoia. Ei, see suri teed täitsa ära, vaata, näe voolu ei ole, vaata. Vaata. No ta ei tee mitte midagi. See power kadus ka ära vahepeal. Vaata, kui huvitav. Vana suri ära! Mingi päev saab, siis ma kirjutan teile uuesti. Et jah, ma ei tea, kui paps tuleb mingi, ma arvan, siia mingi, ma ei tea, tund aega või midagi. Teil ei ole väga mõtet siin oodata või see. No vaata, ta ei tee mitte midagi. Voolu ei ole. Aga noh, ta on 20 aastat vana motikas ka. Ta oli juba, mis tal on? 42 000 kilomeetrit. Ma ütlen talle ka. Siis te saate koos minna. Vaadake, motikas suri ära. Jälle suri ära, no türa vaate kõrval ka, no täitsa võtsis. Mul on nüüd kondimootoriga motikas. Mul on kondimootoriga motikas. Ja see suri täitsa ära. No vaata, null voolu. Ta hakkas vahepeal jupsima, vaata. Aga ma lasen teil koju minna. Mu paps tuleb sinna selle käruga järgi. Kuulge, kutid, vaadake, mis päev meil täna on olnud. Me saime 2 uut sõpra, eks ole. Üks vend lasi meid üle. Pidime tegema Insta-riile. Me jõudsime siia ja motikas läks katki. Motherfucker. Ma sõidan nüüd niimoodi, sõidan koju, vaata, kondimootor, mul kurat. Bro! Mis sellel asjal viga? Kurat, ma juba väsinud. Ma olen 20 meetrit juba liikunud. Mõtlegi imeks seda praegu vaadata, need kõik vennad, kes mööda sõidavad. Mingi vend lihtsalt lükkab oma masinat jalaga. Ei, ma ei jaksa ka rohkem. Oota, puhkepaus. Oota, lükka vahepeal niimoodi. Ei, no kui voolu ei ole, sa ei sõida vette kuskile. Huvitav kanda. Kui ma niimoodi läheks kodu, vaata. No niimoodi. Kui kuradi mitme tunniga ma jõuaks koju või? Ma arvan, et mul läheks mingi 4-5 tundi. See asi kaalub ka ju. That shit broke down. Again. Vaata kui hea, et olete siin minuga koos, aga pole üksi tegelikult. Vaata, minu kanal saab ikka pulli. Tubli motikas, tubli motikas. Elektriprobleem, ma ei saa aru, mis tal on. Ilus päikesepaisteline ilm. Ja sa surred ära. No mootor ikka kotti ei läinud. Vist, aga ma ei tea ka.
võib-olla läks. ei, no samas ta ei jooksnud nagu lukku, see on ikka elektri asi, sest nägite ise display räigelt hakkas nagu. ja siis kadus täitsa ära. loodan, et keegi mulle selga ei sõida. ma ei tea isegi palju mu GoPro akut on. Õnneks mul on soojad riided, külm ei hakka. ei no kurat, kui ma seda niimoodi koju peaks lükkama, ossa raisk, ma arvan, et ma saaks siuksed gensid, näe. ma lükkaks seda terve päev, ma arvan, koju. vaadake, mingi rehvitükk. kurat küll. SV poiss, sa vedasid mind jälle alt. just tegin sind korda. ja nüüd sa kurat nusperdad mulle ninna. silma, kõrva. ai. ei no siin ei saa midagi teha, mis ma teen? mul on 0 voolu, mis ma teen? sul on 0 voolu, see ei tööta mitte ükski elektriline asi, noh. kohale jõudsime, näete, poisid, ma olen kodus. on seevas sõit. on seevas sõit, poissid. kurat. mis ma oma eluga teen nüüd? keset maanteed, keset põldusid. koju on nii pikk maakaavel, no täitsa kuramuse. juudi kuristik, ma ütlen sulle. see oh. nojah, aga õnneks mul on telefon. aga kui nüüd telefoni aku tühi on, no siis on oi, ma ei tea, mis ma siis teeks. reaalselt, mida sa teeksid siis? akut on sitta kanti. oi jumal. tore, väga tore. Siirilt helistan. mul on võib-olla tõesti vaja, et keegi tuleks mulle treileriga uuesti järgi. no näete, koju jõudsin kuidagi. mitte küll sama masinaga, vaid mitme masinaga. ja eelmises videos tegelikult hakkas juba probleem pihta. käigulugeja läks lolliks, see ei töötanud korralikult, lihtsalt vilkus. ja täna motika siis suri ära. no alguses ta töötas korralikult, sai mingi 220 kilomeetrit sõita. ja siis hakkas ikka korralikult jumpsima see asi, nagu te nägite. ja nüüd läheb siis SV parandusse. ja kui sind huvitab, mis tal täpsemalt siis viga oli, siis vajuta seda subscribe nuppu, kuna ilmselt järgmises videos ma räägin täpsemalt, mis selle SV-ga juhtus. miks ta nii tegi? ma juba natukene aiman, milles võib probleem olla, aga täpselt põhjust ikkagi ei tea. mitte ükski asi ei läinud nii, nagu ma plaanisin. mul oli plaanis teha neid Instareeli videosid motikast, aga siis ma lihtsalt kohtasin kogu aeg uusi inimesi ja lõpus läks üldsegi SV katki, eks ole, ja noh, siuke huvitav. aga selles suhtes hea content ja aitäh teile, et vaatasite seda videot ja et ikka veel vaatate mu videosid. mul on selle üle väga hea meel, kui ma lähen näiteks kuskile suvalisse kohta, saan suvalise inimesega kokku ja siis ta ütleb mulle, et mees, ma vaatan su videosi või ma tean sind, on ju. et see annab mulle siukest boost'i juurde, et teha neid videosid teile. ja noh, mulle endale ka meeldib neid videosid teha aga igastahes aitäh ja kohtume juba järgmine kord, kui SV on korras.